Studio. Tervist, head kuulajad, kuulama esimest saadet nimega Narko Stuudio. Mina olen Mart, minuga koos on siin stuudios täna Margus ja Janek. Ma isiklikult olen siis selle uimasti valdkonnas töötav inimene, tugiisikprogrammis Sütik, MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing Lunest ja MTÜ Ravikanep juhatuse liige ja muidu ka päris pikka aega juba nendel teemadel sõna võtnud ja agiteerinud ja proovime seda nüüd seekord teha siis taskuhäälingu kanali kaudu. Margus, kas sa tutvustaksid ka ennast? Tere! Olen sarnaselt juba mõnda aega uimasti poliitika reformimise aktivist, osalen erinevates kahjude vähendamise projektides, olen Lonisti liige, olen ka töötanud algusest peale mobiilses kahjude vähendamise teenuses ja hetkel otsin uusi väljundeid, kuidas kahjude vähendamist edendada. Meil on siis täna siin ka üks kolmas inimene stuudios, kes vajab tutvustamist, et Janek ehk räägid paari sõnaga, kes sa oled, kellega on meil au? Tervist, minu nimi on Janek, olen pikaajaline narkootikumide tarvitaja, nii siis ka narkootikumide süstija võib öelda, kuigi 2022. aastast saati olen ma nii-öelda kaine, siis ma olen pikaajaliselt süstinud fentanüüle kui ka nipaseene ja oskan ilmselt kaasa rääkida paljudel teemadel, mis puudutavad siis narkootikumide olukorda Eestis tänavatel praegu. Väga hea, sellist oskusteavet on meil hädasti vaja, nii et suur tänu täna tulemast. Mulle meeldis see, et sa ütlesid, et sa oled olnud kaine, mitte puhas. Siis mulle meeldib selline sõnakasutus, kui inimesed iseennast ei stigmatiseeri. Just nagu mõista andmine, et inimene, kes ei tarvita, on puhas. See annab nagu mõista, et inimene, kes tarvitab, on kuidagi räpane. Mulle meeldib, kui inimesed ei häbimärgista iseennast. Võtame, täna me salvestame seda saadet 26. märtsi õhtul. Tallinnas on just aset leidnud pöördelised poliitilised sündmused, meie keskerakondlik linnavalitsus ei ole enam keskerakondlik, aga võib-olla meie kui uimasti teemade prioritiseerijate jaoks on hoopis olulisem selline tänane uudis, et Tervise Arengu Instituut koostöös Kohtuekspertiisi instituudiga on Justiitsministeeriumi tellimusel valmis saanud värske reoveeproovide analüüsiga. Seekord oli hõlmatud 13 linna ja võib-olla kõige üllatuslikum avastus seekord, sest uimastite reoveeproovide analüüsist oli see, et kõige rohkem paistab, tarvitati kokaiini Rakveres. Ja Tervise Arengu Instituudi teadur Katri Abel-Ollo ütleb, et amfetamiini ja kokaiini kogused sealses reovees on muret tekitavad. Ta ütleb, et amfetamiini leiud Rakveres sarnanevad Tallinna omadele, ehk siis per capita ühe inimese kohta tarvitatakse Rakveres sama palju amfetamiini kui Tallinnas, kokaiini aga isegi rohkem. Tema väitel on selline trend olnud juba mõnda aega, et ei ole enam usutav, et asi oleks siseturismi eripärades või suuremates sündmustes, mis tarvitajaid Rakverre kokku toovad. Näib, et piirkonda oleks tarvis luua senisest suuremal määral vaimse tervise abi kui ka muid tugiteenuseid, mis aitaksid kanda kinnitanud probleemi leevendada, tähendas Katri Abel-Ollo. Kuidas teile tundub, millal viimati käisite Rakveres ja kas tundus, et on kuidagi eriti kokaiinine see linn? Kas Rakvere on Eesti uus kokaiini pealinn ja mida see tähendab? No
ma olen Rakveres käinud ja tarvitajaid seal jagub, et selle uudise kommentaariks minupoolne arvamus on, et ilmselt on seal keegi hiljuti vanglast vabanenud, kellel on siis piisavalt nii-öelda sidemeid ja kes on otsustanud jätkata siis nii-öelda endist kriminogeenset eluviisi ja kasutada ära oma sidemeid ja sellesse piirkonda siis nii-öelda kasumi eesmärgil tuua suures koguses kokaiini ja sellest ka ilmselt ilmneb see tarvitamise nii-öelda kõrgenemine, et ma usun ka see, et praeguses meie nii-öelda popkultuuris ja üldises maailmas on kokaiin kui nagu aktsepteeritud võib-olla ka selles mõttes, et kui sa tarvitad kokaiini, siis sa oled kuidagi lahedam või äkki paistad rahakamana, et sellised asjad on nagu mulle läbi kumanud popkultuurist, mida siis noored väga palju tarbivad viimasel ajal. Nüüdis noorte jaoks on kokaiin selline glamuurne droog nagu 70-ndatel Studio 54 ajal. Võib nii öelda jah, et isegi nagu võib-olla täiesti korralikud tüdrukud, kes ei suitseta isegi kanepit, aga nad lähevad sõbrannadega klubisse, võib-olla seal tutvuvad kellegiga ja näevad seal, et seal liigub palju raha ja palju suurte rahakogustega seondub seal alati kokaiin, eks ole, ja see klubi on lihtsalt nagu üks näide, see võib olla ükskõik mis elualas või kuhu iganes minnes, et ta on siuke glamuuriga alati kaasas käiv asi, aga mis sealt kunagi nagu esmapilgul välja ei paista, on see, nagu mis probleemid sellega kaasas käivad, et esimesena sa näed ju alati seda nii-öelda kõrgemat korrust, kuhu see kokaiin sind viib, aga seda maatulekut sa ju kunagi esimesena nii-öelda esimesest vaatest ei näe. Mul oli hiljati paluti kommenteerida, millised võivad olla kokaiini pikaajalise tarvitamise mõjud muuhulgas eelkõige ajule ja üks asi, mis mul sealt nagu meelde jäi, mis pani selle inimest ohhetama, oli see, et keskelt läbi vananeb kokaiini regulaarse tarvitaja aju 2 korda kiiremini kui keskmisel kodanikul. Seda mõõdetakse kuidagi aju valgeolluse mahu nagu kahanemise tempo järgi. Et mängida ei maksa selle asjaga liiga sageli. Me oleme kuulnud ka sellest, et kokaiini asemel võib Eestis levida ka kokaiini analooge. Need on vist ka isegi varasemates reovee-uuringutes tuvastatud. Margus, mis see sellest asjast on? Ma tahaksin selle eelmise teema juurde öelda veel seda, et minu meelest, kui selliseid väiteid välja tuuakse, et kui palju mingite ainete tarvitamine on kusagil tõusnud või langenud, nagu siis meil on väga põgusalt juttu sellest, mis need valimid üldse on või nagu mitme siis selle seire tagajärel niisugust asja üldse arvatakse. Ma mõistan su reservatsioone, ma tean ka seda, et varasemates reovee-uuringutes oli see periood, mille jooksul proove koguti oli väiksem ja linnade hulk oli väiksem, nüüd on linnade hulk kasvanud ja ka vist ma oletan, et nende proovide võtmise aeg, mis lubab Tervise Arengu Instituudi teaduril öelda, et see on nagu pikaajaline trend, mitte üksikute siseturismi mullistused, eks ole. Aga siin kahjuks ei ole otselinki uuringule, et see vist ei ole veel ametlikult ilmunud, aga tänane teade oli, et see on valmis. Nii et ootame ära, kuni see avalikustatakse ja ehk saame siis metoodikat ka kontrollida. Natuke aega tagasi oli see umbes midagi sellist, et tehti 4 korda aastas võeti mingisuguseid proove ja siis selle järel tehti laiaulatuslikke järeldusi, et kui see pikaajaline tähendabki seda, et on võetud, ma ei tea, 5 aasta jooksul paar korda aastas proove ja siis nagu selles mõttes, et sa saad väga kaootilise tulemuse. Selge on see, et testima peaks mujal ja teistmoodi ka kindlasti. Ma olen täiesti nõus, et ainuüksi süstlejääkide ja reovee uurimisest ei piisa selleks, et ühest küljest võimalikult operatiivselt seirata uimastiturgude dünaamikaid, eks ole, ja
hoida silma peal, mida tegelikult, mis jõuab nii-öelda meie noorte ja üldse tarvitajaskonna, eks ole, ninasõrmetesse, veenidesse ja kopsudesse. Et sellest oleks nii rahvatervise seisukohalt kui ka, ütleme siis, kriminaaljuriidilises plaanis oleks kindlasti kasu. Mul tuleb meelde üks lustakas lugu Tartust selle sama seire varasema etapi suhtes, kus ühtäkki Tartus hakati tohutult palju rohkem narkootikumi tarvitama kui Tallinnas ja siis hiljem pandi kokku nagu see, et sellel hetkel, kui sealt seda seiret tehti, oli parajasti rebase ristimise periood. Septembri algus Tartus ei pruugi nagu kõige paremat nagu muljet jätta nagu sellest ajast. Või Tartust üleüldse. Aga nagu ei anna keskmist. Rakveret sellest kindlasti süüdistada ei saa, et seal palju tudengid ringi kondaks keset veebruari. Või ma ei tea, millal neid proove võeti, eks ole. Aga tõenäoliselt mitte täpselt aastavahetusel. Ja isegi siis, kui oletame, et neid võeti aastavahetusel ja Rakverest tarvitatakse per capita rohkem kui Tallinnas, on see ikkagi märkimisväärne. No vaata, me ei tea seda, kas neid proove võetakse igalt poolt korraga üldse. Nagu selles mõttes, et kuidas metoodika välja näeb? Kuna me konkreetsed metoodikat praegu ei saa kontrollida, siis jätame selle teema ehk seni õhku rippuma, kuni me saame seda täpsemalt kommenteerida, kui peaks vaja olema. Aga tulemus iseenesest on ju huvitav, eks ole. Rakvere on nüüd Eesti glamuuri pealinn, kui uskuda neid uuringu tulemusi ja neid niimoodi tõlgendada. Aga jah, tegelikult muidugi ei ole selles tarvitamises midagi väga glamuurset, kui see kujuneb krooniliseks. Samuti ei ole eriti glamuurne saada üledoosi mingisugustest analoogidest, Kas sina, Jaanek, ehk oskad esile tuua, millised võivad olla näiteks nende 4F, mis nendel fluorokokaiini rühm on vist üks selline levinud rühm, mille ainetega kõige rohkem petetakse kokaiiniäris. Oskad sa avada natuke seda? No ma oskan seda avada nii palju, et kuna ma ise nagu 2 aastat otseselt ei ole kokku puutunud, küll aga mul on nii-öelda siis tuttavaid ja grupis nii-öelda inimesi, kellega ma suhtlen, kes siis endiselt tarvitavad, et sisuliselt kutsutakse seda analoogi siis plastmassiks ja... Kõlab isu äratada. Jaa, üsnagi. Et see nimi nagu tulenebki sellest, et kui õige kokaiini sa, ütleme siis, paned laua peale ja teda purustad, siis ta läheb küllaltki hõlpsalt nii-öelda puruks, eks ole, aga sellega on niimoodi, et kui sa hakkad seda kaardiga või mis iganes asjaga purustama, siis sisuliselt on vaja kasutada jõudu, ehk siis käibki siuke plõks ja sealt ka see nimi plastmass. Et need, kes nii-öelda tarvitavad seda nina kaudu, need saavad üsna kohe aru, et tegu ei ole õige asjaga, küll aga kui seda siis keeta näiteks ammoniaagiga sellesse vormi, et teda oleks võimalik suitsetada, siis suitsetajatele pidi see sobima ja meeldima. Ehk siis nii-öelda turg sellele ainele on olemas ja seda levitatakse. Suitsetamise juures siis põhimõtteliselt läheks nagu kräki suitsetamise konteksti. On ise täiesti muu aine. Just lihtsalt muu aine nii-öelda selline vorm, mida on võimalik suitsetada, ehk siis ma ei pruugi olla 100% nagu täpne siin, ehk siis ta läheb sellest hüdrokloriidvormist freebase vormi, kui seda siis ammoniaagi või siis soodaga töödelda. Et see ei ole lihtsalt kokaiini eripära, vaid see on ka nagu teiste nii-öelda stimulantide ja ainete eripära. Vabad alused, jah? Jah. Aga seda siis nagu ilunud kräki suitsetajad ei tee nagu suurt vahet või leiavad, et vahet pole või? Nad teevad vahet, aga kräki sõltuvuses olen ka ise olnud ja see sõltuvus on selline, et no kui ma ise alustaks kräki nii-öelda mõju, see on nagu selline, et peale seda ühte mahvi sa lendad kuskile 100 korrust kõrgemale ja siis paar minutit hiljem sa kukud 1000 korrust allapoole, et sul on sisuliselt kohe vaja uut mahvi, sa suitsetad seda iga 5-10 minuti tagant, sul võib kuluda
ma ei tea, ka 5 grammi päevas, eks ole, et see ei ole nagu mingi number suitsetaja kohta ja kui ta annab sulle suitsetades selle nii-öelda soovitud mõju, mida sa ootad ka kokaiinilt või ta on küllaltki nii-öelda sarnane, ehk siis võtame näiteks ütleme fentanüüli ja nitaseenina, et fentanüüli tarvitajatele sobib ka nitaseen, siis siin võib välja tuua sama võrdluse, et kokaiini suitsetajatele sobib ka suitsetada seda nii-öelda sünteetilist kokaiini või nii nagu seda kutsutakse, et süntkokain. Selge pilt, tänan väga valgustamast. Vaadake siis ette ja ärge plastmassi suitsetage. Veel üks asi, mis meil siin viimasel ajal just kokaiiniga seoses tuli meelde, et möödunud reedel 22. märtsil oli eetris vist TV3-s selline saade nagu Laser, kus oli üheks teemaks oli populaarsust koguv hobuserahusti ketamiin, mida nad on varem ühes oma podcastis ka nimetanud vaese mehe kokaiiniks, mis minul ajas kohe nii-öelda kulmud kuklasse. Selline iseloomustus, et ma olen nagu aru saanud, et ketamiin on suhteliselt kallis uimasti Eestis, et ta ei ole nagu selline vaese üliõpilase peodroog, eks ole, vaid et kuna ta kestab suhteliselt lühikest aega ja ütleme, tema tarvitamine selles mõttes sarnane kokaiiniga, et ta on suhteliselt kompulsiivne, et on sul paarkümmend minutit peale, siis sa tahad seda kogust re-upida, ehk siis uuesti doseerida ja uuesti annustada. Laser vist jätkuvalt väidab, et see on tohutult odav alternatiiv. Nad ütlevad jah, et see on odav biodroog ja võib-olla alkoholiga võrreldes ongi, aga üldiselt seni peale sellist muljet jäänud, et on kuidagi selline odav aseaine millelegi oleks, et pigem ikka lisandus või täiendus või ka pehmendus. Kas sina, Janek, oled ketamiiniga kokku puutunud? Millised on praegu turu suuremad ohud? Olen kokku puutunud ja ketamiini endaga võin ausalt öelda olid meeldivad elamused, et võib-olla ka seetõttu kasutatakse teda ka nii-öelda legaalselt depressiooniraviks Eestis, aga ta jääb jah niimoodi selles mõttes, et kui väidetakse isegi, et kokaiin on odavaks läinud, et ta hinnaliselt jääb sinna amfetamiini ja kokaiini vahele, et siis mingi kuskil 60–100 eurot gramm on ja pool grammi seal siis kuni 40–80, midagi sellist, oleneb parasjagu nii-öelda turul saadavas oleva aine hulgast, aga põhimõtteliselt siis on liikvel ka ketamiini nii-öelda analoogid, mida müüakse siis ketamiini pähe. Üks on siis lihtsalt deskloroketamiin ja teine on 2-fluorodeskloroketamiin, et nende mõju on neurotoksiline kõrgemates doosides, et ma ei tea kindlalt öelda, kas ka ketamiin on kõrgetes doosides nende neurotoksiline, aga see aine nagu kahtlemata on ja kui tarvitamismeetod on ikka näiteks veinisisene, siis doosi selle nii-öelda ketamiini augu, mis on siis nii-öelda igapäevasõltlase eesmärk, kuhu ta tahab ennast viia, ehk siis täielik kuulus K-hole. Ja et täielik nii-öelda eemaldumine reaalsusest ja sa pead kogu aeg oma annust nii-öelda suurendama, et võib-olla kui ketamiiniga see mingi annuseni toimib, siis nende analoogide puhul tuleb üsna ruttu see piir, kus nagu üleminek võib osutuda eluohtlikuks. Kõlab tõesti sellise kogemusena, mida nagu pole vaja enda kogemuste pagasisse. Kas ma arvan, et siin oleks võib-olla õige koht täpsustada kuulajatele, kes mõni ehk ei ole selle teemaga nii kursis, eks ole, et ketamiin erinevalt kokaiinist ja amfetamiinist ei ole stimulant, vaid ta on rahustava toimega deliriant, millel on kerged hallutsinogeensed mõjud väikestes doosides ja dissotsiatiivsed sellised nagu natuke kehast irdumise, enda peast välja kolimise tunne, eks ole, ja siis suurtes kogustes selline põnev hallutsinatoorne deliirium. Just. Ja ma saan aru, et ajalooliselt on ta biodroogiks kujunenud just nimelt chill-out zone'is, ehk siis inimesed, kes tahavad stimuleerivate biodroogide nagu amfetamiin või
MDMA, ekstasi, kokaiin, eks ole, nende mõjudest nagu kiiresti ja pehmelt nagu väljuda, et siis ketamiinist võib olla selle juures abi. Ja peame muidugi jälle meelde tuletama, et ainete risttarvitamine on alati ohtlik. Kas või näiteks kokaiini ja alkoholi koostarvitamisel tekib organismis küll väga meeldiva toimeline väikestes kogustes selline aine nagu vist kokaetüleen, aga kokaetüleeni nii-öelda üledoosi risk on 25–100 korda suurem kui kokaiiniga, et mingite eluohtlike tervisekahjustuste ja fataalse üledoosi risk on väga palju kõrgem. Siin on veel üks asi, millel võib-olla võiks lühidalt peatuda, et ta on südamele selles mõttes ülimalt koormav, et kui üks aine on depressant, mis aegustab nii-öelda südametööd ja teine aine on siis stimulant, mis nii-öelda kiirendab, et ütleb südamele, et kuule, et tööta kiiremini, siis selliste ainete koos tarvitamine on väga-väga kahjulik südamele, et see kehtib samamoodi ka siis korgijoogi ja nii-öelda kokaiini koos tarvitamise puhul ja ükskõik millise siis stimulandi ja depressandi koos tarvitamise puhul. Väga hea tähelepanek, hea meeles pidada, hoidke oma südant, ärge tarvitage eri mõjudega aineid koos või üldse ristkasutus ei ole mõistlik. Meil oli samuti vist möödunud nädala reedel jooksis meediaruumist läbi selline ülesvõte videokaamera salvestisest, kus Lasnamäe Virbi Maxima kaupluses paistis, et keegi süstib midagi pudelisse. Politsei selgitas hiljem välja, et pudelist võeti vett. Ja pildil on selline, ütleme, härra, kelle sarnast võib sageli näha kahjude vähendamise teenuste klientuuri seas, eks ole, et huvitaval kombel tal seekord ei õnnestunud kahjude vähendamise vett võtta, ta pidi seda avalikus kohas käima võtmas. Minu jaoks näitab see, et meil on, loomulikult ei saa sellist tegu kuidagi õigustada, see on väga rumal ja halb mõte, eks. Sellest inimesest niimoodi avalikku ruumi reostada, eks ole, aga samas see ka näitab, et kahjude vähendamise teenuste järele on vajadus suurem, kui praegu need teenused suudavad katta, sest see on ikkagi üsna meeleheitlik samm, eks ole. Et sellel inimesel pidi miski takistama külastada kahjude vähendamise punkti või helistada kahjude vähendamise bussile ja paluda endale tarvikuid tuua. Et meest ootab nüüd kuni 1200 € suurune trahv, eks ole. Et mida me ütleme inimestele, kellel jääb nagu veest puudu. Et sina, Margus, oled omal ajal töötanud selle kahjude vähendamise mobiilse üksuse koosseisus. Et kuidas sa kommenteerid seda juhtumit? Virbi lähedal on ju ballasti keskus, mis on tegelikult ei ole just kaugel. Aga meil oli mingisugune hetk oli see hetk, kus ei olnud vett, ei olnud bussis ega üldse kuskil ei olnud, kuna Süstlapesuvesi oli tarneraskustega. Mida sa pead silmas pesuvee? See on vale termin, eks ole. Steriilne vesi uimasti lahustamise. Jah. No ühesõnaga jah, et ei oskagi midagi arvata, miks see, pood on muidugi hea koht, kus saab kiiresti vett, kui on häda käes ja ma ei tea, võib-olla buss oli sõitnud linnast välja, mingi ta ikka vahel käib ära mingisugune tund või nii. Et kui sul on ka kiire taga, siis seal on jah küsimused, et miks mitte jalutada plastisse, mis on sealt minu meelest ei ole eriti kaugel. No kui ma korra kommenteerin ka, et kui vaadata selle Virbi Maxima asukohta ja mõelda siis
et ma olen siis narkomaan, kes on oma viimase raha pannud, ütleme, selle paari voldiku peale ja mul ei ole isegi raha, et osta vett, siis tegelikult ausalt öeldes see Paulasti keskus on ikka väga kaugel. Kui me mõtleme nagu seda, et ma nüüd mõtlen, et ma pean kõndima sinna selle jaoks, et saada lihtsalt vesi oma süstlasse, et minna trepikotta kuhugi süstima, et kui me vaatame selle Virbi Maxima asukohta, siis seal lähedal ei ole väga ühtegi tanklat, seal ei ole ühtegi kohta, kus kasutada avalikku vetsu, et ma ei usu, et seal Maximas on avalik vets, et minu teada nad piiravad selle kasutust niisugustes kohtades, et kui sa oled ikka sellises seisus, muidugi selline tegu on ikka, see on ikka väga vale, et sa võid kasvõi nagu selle veepudeli seal avada ja kuhugi enda, ma ei tea, suitsupaki lille sisse natuke seda vett panna, et sa oma süste sisestad ja pärast selle toote nagu sinna letile asetad, et see on ülimalt nagu taunimisväärne, aga lihtsalt ma arvan, et selle inimesel oli väga halb olla ja tal ei olnud kuskilt seda vett võtta ja tema peas oli esimene mõte see, et ta tahab lihtsalt nagu oma enesetunnet parandada ja see jaotuskäik Paulasti keskusesse võib täitsa isegi reaalne olla, et ta isegi ei ole teadlik kahjude vähendamise nii-öelda bussist ja sellest teenusest, et on ka selliseid tarvitajaid ja neid ei ole vähe, et kui neile nagu rääkida, et on selline teenus olemas, siis nad on lausa nagu, et mis asja, et mingi buss nagu sõidab minu juurde, toob mulle nagu asjad, et selline asi on olemas. Too good to be true. Just nii, et jah, et on päris suur nagu katmata hulk inimesi minu hinnangul. Ei tea jah, kui hästi see info levinud on ja ma mõtlesingi, et siin on nüüd hea koht küsida, et te olete tegelikult kõik üsna teadlikud meie nendest kahjude vähendamise võimekustest, et mis see lahendus tegelikult oleks, mis aitaks seda olukorda siis päästa või nagu kas me saaks nende olemasolevate teenuste osutamisel kuidagi me ei saa seda ju välistada anyway selles mõttes, et nagu sa ütlesid, Virbi asukoht on nagu ta on ja kui buss on, ma ei tea, parajasti kuskil, üks asi ongi see, et kui inimene ei tea sellest midagi, siis niikuinii ei aita, aga isegi kui ta teab ja buss on parajasti kuskil Õismäel, et siis kohest leevendust nagu nii talle ei paku. Just. Selge on see, et alati saab paremini. Ütleme, et ideaalses maailmas kus meil on piiramatu eelarve, ka Tervise Arengu Instituudi inimesed on kinnitanud, et kui meil oleks selleks raha, siis me teeks homme päev ohutuma tarvitamise ruumid, leiaks võimalused ainete tarvitamiseelseks testimiseks, võib-olla leiaks riik vahendid safe supply, ehk siis nagu mingisuguse retseptipõhise opioidide väljastamise mudeli juurutamise, nii et see kõik oleks võimalik, kui selleks oleks raha. Reaalsus on see, et praegu on piiratud eelarveid igal pool ka meie sektoris, mis tähendab, et olemasolevate teenuste säilitamine on keeruline ja hetkel ei ole prioriteet uute teenuste asutamine. Aga loodame, et tulevik on veidi roosilisem, sest tahe ametkondlikul tasemel on olemas ja ma usun, et on ka poliitikuid, kes seda vajadust mõistavad. Eriti näiteks sellise uudise valguses, nagu 8. märtsil rahvusvahelisel naistepäeval võttis Tartu Postimees üldsust teavitada seda, et Tartus levib uus ohtlik narkootikum ja et vähemalt 2 inimest on juba selle läbi elu kaotanud. Meie ühingu andmetel sealsed vabatahtlikud on mõista, et tegelikult on neid juhtumeid olnud rohkem kui 2 päris lühikese aja jooksul sel aastal. Et paistab, et sünteetilised opioidid on jõudnud Tartusse. Ajakirjanik märgib selles loos, et see uus väga ohtlik narkootikum on isotonittaseen ehk rahvakeeli nitaseen, mis on natuke eksitav. Nitaseenid on ainerühm, mis on omamoodi nagu fentanüülid, ja isotonittaseen on selline aine, mille kohta me teame, et seda pole juba vist mõnda aega ei süstaldest ega reoveest leitud. Selle aine on välja vahetanud uuemad nitaseenide ainerühma esindajad ja ütleme nii, et kui tahaks spekuleerida, siis ütleks, et see kindlasti see, mis Tartus praegu tapab, ei ole isotonittaseen, vaid mingisugune muu aine.
Õnneks on meie ametkonnad mulle kinnitanud, et nad soovivad sellist infot, mis puudutab siis uusi ohtlikke aineid, nendega seotud surmajuhtumeid ja hõivamisi, eks ole. Et kui midagi, ühesõnaga mul on nende lubadus, et kui midagi uut turule ilmub ja vähegi nagu menetluse järg lubab, et siis antakse teada, mis uued ained levivad, nii et jääme ootama. Aga seni soovitaks kõigil inimestel, kes Tartumaal opioide tarvitavad, et suhtuda väga-väga ettevaatlikult ja skeptiliselt, eriti ainetesse, mida opioidide pähe müüakse Tartu nii-öelda mustaturu või tumeveebi gruppides, eks ole, või nendes Telegrami narkokauplustes. Et meil on tulnud vihjeid, et aineid on seal müüdud, ütleme, mingi nimetuse heroiin või raw opium, tooroopium nimetuse all ja et tegelikult võib-olla on selle kaudu parseldatud hoopis neid mingeid niitaseene. Nii et väga-väga ettevaatlik tuleb olla ja kindlasti hankige endale paar komplekti naloksooni. Naloksooni Tartu piirkonnas praegu, ma tean, saab kahjude vähendamise bussist, mis käib vist mitu korda kuus, see käib seal? No buss käib korra kuus käib Tartus, et siis saab bussist küsida ja Tervise Arengu Instituut lubas organiseerida ka mingisuguse alternatiivse väljastamise võimaluse, võib-olla mõne apteegi kaudu või midagi sellist. Kui selle kohta uudiseid tuleb, siis me anname kohe teada. Seni tuleb olla ettevaatlik, mitte tarvitada üksinda, mitte tarvitada suuri koguseid ja varuda naloksooni kindlasti ja õppida seda kasutama. Bussi number on 59886 886. Ja kogu vastava info leiab ka narko.ee lehelt, kui toksida Google'isse näiteks mobiilne kahjude vähendamine narko.ee, siis tuleb info selle kohta, kuidas nendega ühendust võtta. Kõik see on suhteliselt muret tekitav, ärevust tekitav ja ütleme pessimistlik, aga ma ütleks, et siin lähiminevikust on meil tegelikult ka üks hea uimastipoliitiline uudis, kuigi see on natuke võib-olla abstraktne ja pika vinnaga, aga ütleme teemaga kursis püsivad inimesed tõenäoliselt teavad, et siin äsja lõppes ÜRO uimastikomisjoni CND, Commission on Narcotic Drugs, 67. istungjärk ja seal sellele eelnenud kõrgetasemelisel kohtumisel, kus CND liikmesriigid ja osavõtjariigid üritasid siis kõigepealt vastu võtta mingisugust tulemusdokumenti, mis nagu nii-öelda sätestaks siis mingisuguse konsensusliku kokkuleppe selles osas, et mismoodi maailma riigid üheskoos edasi lähevad. Nagu te arvata võite, selline konsensusdokument on alati liiga lahja, sest ta on alati väga selline kompromiss. Konkreetset olukorda nimetatakse Viini konsensuseks, võib-olla olete kuulnud, Viin on selline, kus CND koos käib. Viini konsensus tähendab seda, et ükskõik mis dokumente, deklaratsioone, otsuseid see kõrgetasemelisel kohtumisel üheskoos vastu võetakse, kõik riigid peavad nendega nõustuma. Ja see tähendab, et nagu need asjad jäävad alati kuidagi selliseks üldsõnaliseks, ütleme siis sellise keelustamispõhise uimastipoliitika pooldajad riigid nõuavad teatud terminite vältimist, nad ei soovi, et kahjude vähendamine, see sõnapaar, harm reduction, ühtegi dokumenti sisse satuks ja nad üldiselt põtkivad igatepidi vastu. Mullu hakkas Viini konsensus natuke murenema. Ütleme niimoodi, et jutumärkidest tänu sellele, et Venemaa on muutunud enamiku maailma riikide jaoks paaria riigiks pärast sõja alustamist Ukrainaga,
siis ja nad on samas ka selle eriti tagurliku uimastipoliitika pooldajad, siis need kaks asja ühes pajas on tekitanud sellised mõnusalt paksu verd, ütleme, või piisavalt tulise supi, et Viini konsensus on selles mõttes lahknenud, et küll jah, see aasta veel võeti siin 14-15 märtsil oli see kõrgetasemeline kohtumine, eks selle, et selle käigus jah, võeti vastu üks selline leige ja mitte midagi ütlev tulemusdokument, aga lisaks 60 riigist koosnev koalitsioon Kolumbia juhtimisel võttis selle järel kohe esitas oma seisukohavõtu ja kutsus selles rahvusvahelist uimastikontrollisüsteemi kutsus üles reformima põhjalikult ja see seisukohavõtus loetleti uimastisõja katastroofilisi tagajärgi ja rõhutati seda, kui olulised on inimõigused ja tegelikult, et need ei klapi. Inimõigused ei klapi kokku praeguse globaalse uimasti poliitilise. Tarvitaja või siis nagu kaine narkomaani koha pealt, olles nagu juba üle aastakümne kuulnud kogu aeg, kuidas tuleb mingid uudised, et narkosõda on läbi kukkunud ja me nüüd muudame seda ja me nüüd muudame seda ja teeme seda paremaks, siis mingid väiksed riismed või midagi midagi muutub, aga suures plaanis jääb kõik ikka samaks, et võib-olla seal Viinis või kus iganes on ja et julgevad need inimesed rääkida, et on vaja muutust ja nii edasi, aga kui vaatame siin kohalikku pilti, siis ükski poliitik või keegi, kellel oleks piisavalt võimu midagi muuta, siis nad ei taha seda terminit isegi narkomaania või narkosurva, nad ei taha seda isegi puutuda. Siin on kaks asja. Esiteks, Eesti liitus ka nende 60 riigiga, kes sellele progressiivsele seisukohavõtule alla kirjatasid. Et meie oleme ka nagu heade poolel selles vallas, eks ole. See on üks. Ootame tulemusi. Aga tähendab, siin üks teine asi on veel väga oluline erinevus võrreldes varasemad. Tähendab, jah, varasemad seisukohavõtud, üleskutsed, enamik neist on olnud kas siis mingisuguste sihtasutuste, suuremate katusorganisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide, MTÜ-de selliste konglomeraatide üleskutsed, mitte riikide üleskutsed. Või kui on olnud riikide üleskutsed, siis need on olnud sellised mingisugused vähemuskoalitsioonikesed, eks ole, et mingisugused seal 3, 4, 5, 10 riiki, eks ole, midagi sellist. Ja need on olnud, tore, et need hääled kõlavad, eks ole, aga jah, neile ei järgne enamasti tegusid, seepärast, et nagu see enamus ei kirjuta sellele 100% alla. Et võetakse mingisuguseid laialivalguvaid kohustusi, selliseid katteta lubadusi jagatakse, aga keegi eriti midagi teha ei taha. 2019. aasta ministrite deklaratsiooniga on nagu niimoodi läinud, mis oli mingis mõttes vist üks asi, mis nagu tõstatas selle päevakajalisuse, sest selle vahekokkuvõte toimus nagu ka. Ja see vahekokkuvõte näitab, et kuhugi peaaegu mitte midagi pole tehtud, eks seal oli mingi 13 lubadust antud. Ainus, milles on mingid märgatavad edusamme saavutatud, on see, et kodanikuühiskonna organisatsioone hõlmatakse rohkem nagu otsuste tegemise juurde ja nendega konsulteeritakse. Mis on väga tore, me oleme väga rõõmsad selle üle, eks ole. Aga seda kõige olulisem on see, et seda seisukohavõttu toetasid CND-s on üldse kokku 53 riiki, kellel on nii-öelda otsustusõigus. Toetasid 27 riiki 53-st ehk üle poole. Sama päev või vist järgmine päev. Venemaa eestvedamisel tegid ühed need teised riigid, eks ole, kes on vastu sellele. Tegid omapoolse avalduse, kus nad nõuavad, et kõike seda, mis seni on toimunud, tuleb jätkata ja veel rohkem võimendada, eks ole, mis oli ootuspärane. Aga seal oli ainult 46 riiki, millest ainult 15 on CND püsiliikmed, eks ole. Mis tähendab seda, et see tähendabki Viini konsensuse reaalselt murenemist, peaaegu reaalselt, eks ole. Et väga selge eristusjoon on maha tõmmatud ja ühel pool on Venemaa ja Hiina ja Ühendemiraadid ja ma ei tea, Zimbabwe, eks ole, ja teisel pool on kogu nii-öelda progressiivne lääs Eesti nende hulgas. Kas CND on umbes sama funktsionaalne ühendus nagu ÜRO
nagu ma kuulen. Ta on osa ÜRO-st, jah. Nojah, siis see tähendab, et ta on täiesti useless organisatsioon. Kuna nii kaua, kuni seal on Venemaa-sugused riigid, kes saavad nagu totaalselt käru panna kogu sellele üritusele, siis see on täiesti ebafunktsionaalne mingis mõttes. No nad võivad ju ükskõik mida vastu võtta. Nagu ma just rääkisin, on Venemaa võimalused uimastipoliitika osas pidurit panna on jäänud väga palju väiksemaks kui varem. Et see oli Venemaa jaoks väga kurb CND oli tänavune. Ja mul on selle üle ainult hea meel. Tahaks korra tagasi tulla ühe asja, et kui sa puutusid siin seda ja Venemaa eraldumist, siis üks oluline asi, mis võib-olla mind puudutas, kui üldse see kogu nii-öelda sõjafaas algas, et kui Venemaal siis, nagu me teame, metanravi puudub, on ju. Ja kui on suisa keelatud. Just nii, ja nii oli seal see peavend, äkki nimi oli Viktor Ivanov, kes oli selle nii-öelda narkobüroo või föderaalse narkobüroo juht, kes siis oli konkreetselt vastu ja käis isegi lääneriikides rääkimas. Väga tagurlik. Jah, et miks seda ei tohiks teha. Ja ma mäletan, et kui Krimm võeti üle, siis Ukraina nagu seal oli siis metadonravi lubatud ja Krimmis oli siis väga arvestatav hulk inimesi asendusravil. Ja sisuliselt öeldi neile, et teil on kuu aega, et selle metadoni pealt niimoodi maha tulla, mis ei ole realistlik isegi kõige madalamate dooside juures. Ja lõpptulem oli see siis, et seal äkki üle 100 või 1000 asendusravil olijast äkki veidi üle 100 tegid siis kas enesetapu või üledosee. See on küll väga. Jah, aga võib-olla jah, ühte asja märkida veel, et ainukene meediakanal Eestist, keda ma olen märganud, kes omakorda on nagu märganud ja võtnud kajastada seda, et selline seisukohavõtt ÜRO-s nagu Eesti osalusel vastu võetud Telegram. Nii et võib-olla see ütleb seda, et meil on nagu põhjust üldsust harida nendel teemadel, mida me siis ka tänase saate käigus oleme väikest viisi teha võtnud. Me jõudsime täna nüüd siin natukene selliseid märtsikuiseid arenguid ja päevakajalisi teemasid natuke analüüsida ja lahata, aga nüüd on aeg see esimene saade selle otsad nagu kokku tõmmata. Ma loodan, et kallid kuulajad saite aru, kus meie fookus on. Uimastipoliitika, kahjude vähendamine, hetkeolukord Eestis, aga ka rahvusvahelised arengud ja mis toimub muudes riikides, pakub meile samuti huvi. Et järgmistes saadetes ilmselt saame kõiki neid teemasid siis oma mätta otsast avada ja loodetavasti on Janekil aeg-ajalt ikka võimalik meil külas käia ja kommenteerida siis nii-öelda spetsialisti vaatenurga alt kõiki selliseid teemasid nagu kust hankida informatsiooni ainete kohta, ohutuma tarvitamise kohta, kus on aktiivsed kogukonnad, kus võib-olla inglise keeles suhelda välismaiste asjatundjate, asjaarmastajatega, tutvuda nende kogemustega ja nende pealt loodetavasti siis õppida, kuidas paremini toime tulla selles uimastite ja sõltuvuste keerulises maailmas. Kindlasti jah, sõltuvused on ka teema, mida tahaks hakata niimoodi rohkem sügavuti avama, et kuidas sõltuvused tekivad, kuidas nad kujunevad, mis need üldse on ja kuidas nendega toime tulla või neist lahti saada. Janek, kuidas sulle tundub, kas kui sina omal ajal nagu sattusid nendesse ringkondadesse ja selle teema juurde, et kas sa tundsid puudust mingisugusest sellisest kanalist, mis regulaarselt neid teemasid käsitleks? Tegelikult, kui mina hakkasin tarvitama, siis oli aasta 2009
et sellel ajal nagu eestikeelne info siis vähemalt ütleme siis kangemate ainete või ka üldse ainete osas sisuliselt puudus, et võib-olla oli lapsekingades narko.ee ja kogu nii-öelda narkootikumide teemaline haridus, mis mul siis tuli, oli äkki põhikooli esimeses aastas, kui tuli kooli aulasse esinema siis väidetavalt endine sõltlane, kes ütles, et sisuliselt kanepi 3. tarvitamisel sa võid juba üledoosi surra ja ilmselgelt on see vale ja kui ma seda siis omal nahal järgi proovisin, siis osutus see valeks ja ma siis nii-öelda enda maailmavaatest mäkkisin, et sisuliselt kogu see jutt, mida räägitakse narkootikumide kahjude kohta, on vale ja liikusin ka edasi kangemate ainete peale, nägin ka, et ka need ei tapnud mind ega nii-öelda kohest kahju nendest ei tulnud, et need tulid alles aastaid hiljem, aga mina olengi siin, et siis rääkida nii-öelda või avada tarvitajapoolseid nurki ja neid kahjusid ja sellest siis saame järgmistes saadetes rääkida. Sa ütlesid, et sa alustasid 2009 ja ütlesid, et siis infot üldse praktiliselt ei olnud. Ma tean, et sa leidsid mingi hetk Convictuse üles, aga millal sa selleni jõudsid ja kuidas see info sinuni jõudis või kuidas selles mõttes, et nad ju midagi tegid, mina tean, et nad hakkasid 2002-2003 vist juba tegelema sellega, et kusjuures kuna Convictus on siis põhiliselt algselt oli vist suunatud süstivatele narkomaanidele, siis ma leidsin ta üles võrdlemisi hilja, äkki kui ma olin juba tarvitanud siis ütleme opioide äkki 6-7 aastat, aga ka võib-olla süstinud 4 aastat, et võib öelda, et suht hilja, et ma olin juba 4 aastat olnud aktiivses siis nii-öelda maustanud narkootikume siis süstla teel ja ma ei olnud kordagi leidnud ennast minemas Convictusesse, ma ostsin oma süstlaid apteegist, ma viskasin neid prügikasti ja mul puudus üldse teave, et niisugune koht on olemas, et võib-olla on see, et on see eestikeelsete tarvitajate mingi ringkonna eripära, aga tõesti ma ei olnud sellest kohast teadlik ja juba olin jõudnud 7 aastat tarvitada ja siis 4 aastat süstida, enne kui üldse sattusin Convictusesse. No kuidas sa sinna sattusid või kas see oli juhus või? See oli juhus, et ma olin koos tarvitajate pundis inimestega, me olime just siis ostnud siis fentanüüli ja meil ei olnud süstlaid ja me olime just keskturu juures. Keskturg siis tol ajal oli niisugune suhteline meka, kuhu sa sai minna varastatud telefoniga, sellest kiiresti lahti saada, sealt samast lähedalt ühikast kohe siis nii-öelda kraami osta ja meil ei olnud süstlaid ja siis üks ütles, et seal on see koht on ja et lähme, ma küll teadsin, et on olemas mingi süstlavahetus, aga kui ma rääkisin sinna, ma vaatasin, et mul antakse lihtsalt, eks ole, puhtad süstlad, seal steriilsed alkoholilapid, et ma olin nagu vau, ja ma hakkasin selle teenuse kasutajaks ja pärast, kui see buss tuli ja ma ütlen, et see on nagu areng on olnud väga suur, aga see areng peab jätkuma, et sellest on praegu veel vähe. Suur tänu selle avamast ja enda kogemusest rääkimast. Ma loodan, et meie saade kujuneb natuke pragmaatilisemaks ja nõuanded reaalse eluga rohkem arvestavateks kui need hoiatused, mida sulle põhi- ja keskkoolis jagati ja võib-olla siiamaani jagatakse mõnes koolis, mis neid ohte nagu üleliigselt võimendavad ja võib-olla on kontraproduktiivsed. Ja samuti ma usun, et ehk on sellest meie saatekesest kasu inimestele, kes võib-olla varem ei olnud neist teenustest teadlikud. Et kindlasti on info nüüdise ajal kättesaadavam kui varem, aga levitada tuleb seda ikka, nagu me nägime kas või selle Maxima süstla ja veepudeli juhtumi juures. Et kõigi inimesteni ei pruugi need teenused jõuda, kellel neid vaja oleks. Et anname siis omalt poolt kõik selleks, et seda infot levitada. Aitäh teile, sõbrad! Kirjutage või joonistage meile kindlasti, kui teil on eelistusi, mis teemadel me järgmistes saadetes võiksime arutleda või keda stuudiosse kutsuda. Eesti vabaks ja kena kevadet! Aitäh kuulamast!